Tervist, mina olen Aleksander Eeri Laupmaa, endalegi arusaamatutel põhjustel volitati mind siis õpilaste ja õppijate eest rääkima ja kui tundub, et võib-olla mõned näited, mida ma kasutan, on ekstreemsed, siis ma ütleks, et ekstreemsetel aegadel ongi ekstreemsed näited. Kui mina oma lapsed 2035. aastal kooli panen, siis kas ma saadan nad rajale, mis viib nad mahajäetud linna varemeteni. Koolis käimine on olnud sajandeid rikkuse sümboliks. Tänasel päeval on tihti vastupidi. Rikas on vaja olla selleks, et saaks last vajadusel mitte kooli saata. Erandist on saanud reegel. Kui me läheksime Vana-Kreekasse ja leiaksime sealt ühe paljudest ajaloolistest isikutest, keda me kõik ühe nime järgi tunneme ja kelle seatud ideaalide suunas me oleme üle 2 aastatuhande pürginud ja ütleksime neile, et me elame nii rikkas ühiskonnas, et igale inimlapsele on haridusseadusega tagatud, kuid selleks, et seda omandada, ei lase me neil oma füüsilist keha kasutada, paneme nad päevas 8 tunniks paigale istuma, ei lase neil oma klassikaaslastega suhelda, katame nende näod, õpetame nad üksteist kartma ja kõige tagatipuks veel isoleerime nad ja laseme seda kõike läbi maagilise ekraani teha, siis mis hetkel te arvate, et need inimesed, kelle nimesid me oma lastele juba varajasest peale õpetame, ütleksid, et kuulge, äkki see hind, mida te selle hariduse eest maksate, on liiga kõrge. Kui on vaja nii paljudest rõngastest läbi hüpata, et saaks õppida, siis äkki on midagi tõsiselt paigast ära. Kui suurt kahju me oleme nõus füüsiliselt ja vaimselt kannatama, et me ikka tunneksime, et kaup seda väärt on. Ma palun, et lapse vanemad ja õpetajad küsiksid iseenda käest, kust jookseb sinu jaoks piir. Mis hetkel sa ütled, et see konveier kadalip, mida mina ja minu inimesest laps peame läbi käima, on liig. Ma julgen väita, et nii mõnigi fenomen, mida me tänaseks päevaks oleme aktsepteerinud, oleks veel mõne aasta eest igal inimesel häirekellad tugevalt käima löönud, kuna need ei meenuta mitte viisi, kuidas inimest harida ja temast välja tuua tema potentsiaal, vaid ebausutava ulmefilmi esimest kolmandikku. Kui te ütlete, et tegemist on ju erandiga, siis palun tooge mulle näide tehnoloogilistest võimalustest, mille edukale kasutamisel on järgnenud otsus seda edaspidi mitte rakendada. Mis on nii-öelda metaõppe või süvaõppe, mida õpilane ja just eriti laps saab, kui päevapealt öeldakse, et nüüd on õppimine internetis, nüüd koolis, nüüd ekraaniga, nüüd maskiga, nüüd maskita, täna võid klassikaaslastega suhelda, täna ei või. Me võime hüpotiseerida, et positiivsest poolest tähendab see põlvkonda, kes on võimelised kaasas käima muutuva maailmaga, kuid kas me samal ajal ei koolita neid endalegi arusaamatutel põhjustel alluma korrale või reeglitele, mis on inimloomusele tugevalt vastu käivad, tekitades neis elukestvaid neuroose ja seega pärssides nende loomuliku tõe ning hea ja halva kompassi väljakujunemist. Kui me oleme ühiskonnana 20 aastat tegelenud sellega, et lapsi ekraanidest eemal hoida, siis mis järjekordne segadust tekitav sõnum on neid nüüd terveks päevaks ekraani ette sundida. Nagu koolis käimine oli kunagi luksus rikastele, siis ka läbi interneti teadmiste omandamine oli seda veel lühikest aega tagasi. Kui see muutub kohustuseks, on midagi paigast ära. Erandist ei tohi saada reegel. Kui sa saad oma elukaaslasega läbi interneti suhelda sel ajal, kui ta teises riigis on, siis see on luksus. Kui päevapealt öeldakse, et nüüd see on ainukene viis, kuidas te edaspidi suhtlete, siis ma ei kahtle, et oleks abielupaare, kellele see tuleks kergendusena, kuid nalja jaoks on oma koht. Ja kui ma teeksin tervest sellest sõnavõtust ühe suure nalja, siis selle kohatus oleks iseenesest mõistetav. Erandist ei saa teha reeglit. Just samuti on iseenesest mõistetav, et inimese koht on teise inimesega. Lapse koht on kasvada teiste lastega, õppida koos teiste inimestega ja elada päris elu, päris kohtades, kogeda päris kogemusi, teha päris vigu ja tunda päris tundeid. Ekraan on erand ja erandist ei saa teha reeglit, sest kui erandist saab reegel, lakkab süsteem töötamast. Sama käib ka õpetajate kohta. Need näod, mida mina olen näinud Zoomi tunde andmas, meenutasid rohkem elektritoolile saadetuid kui inimesi, kellel on ühiskonna poolt määratud üks auväärseim roll. Enda oskusi kasutades ühiskonna teadmisi ja kümnete kultuuride tuhandete aastate jooksul saadud tarkusi järgmistele põlvkondadele edasi anda. Läbi teleskoobi Andromeda galaktikat vaadates on inimesel suu ammuli. Amazonase vihmametsades elavad hõimlased tunnevad tuhandeid taimivaid puudutuse järgi ning on võimelised nendest kombineerima lugematul hulgal saadusi. Neid teadmisi ei ole mitte kunagi kirja pandud, seda kõike on õpitud läbi kogemise. Suu ammuli. Veel lühikest aega tagasi oli sama asi tõsi ka meie rahva kohta. Kunagi ütles üks valge naine ühele aborigeeni naisele, et nii hea on oma kõigi 5 meelega midagi looduses teha, ja aborigeen vastas selle peale, et nüüd ma saan aru, mis teil valgetel inimestel viga on. Meil on näiteks 100 erinevaid meeli, millega meie maailma kogeme. Kas me tõesti võtame
Need viimased mõned meeled ka veel oma lastelt ära ja laseme neil istuda nagu kilesse mässitud Rakvere viinerid ja ainult läbi ekraani maailma tundma õppida, et siis kogu oma täiskasvanud elu selle sama ekraani taga tööd teha. Jällegi, nii õpetajad, lapsevanemad, palun küsige iseendalt, kust jookseb teie jaoks piir. Mitmest meelest teie olete veel nõus loobuma selle nimel, et haridust edasi anda. Tuletaksin siinkohal ka meelde, et lapsevanematel ei ole lapsi. Lapsevanem on portaal, läbi mille teine inimene siia maailma on tulnud. Laps ei ole lapsevanema oma. Ühelgi lapsevanemal ei ole õigust lapselt enda ignorantsuses röövida maailma tunnetamise kogemust. Kui teie tuleksite turistina täna Tallinnasse ja teid viidaks terveks päevaks Jüri tehnoparki või Omniva pakendamiskeskusesse ja vana linna teile ei näidataks, siis te oleksite õigustatult nördinud. Selline nördimus on omaks saanud paljudele koolilastele, kuna elusse kuuluvat värvide spektrit ei lubata millegipärast kooliseinte vahele. Kool peaks olema elu pluss haridus, et seda elu osata paremini hinnata, mitte elu miinus haridus, mille saamiseks peab elu välja lülitama. Meil kellelgi ei ole õigust sulgeda teist inimest Platoni metafoorsesse koopasse. Nii, aeg järgmiseks naljaks. Kuidas sa teed vahet arhitektil, bioloogil ja kunstnikul? Vastus, sa ei teegi, nad kõik istuvad arvuti taga ja sina istud ka. Ainukene inimene, kes ei saa kaubelda, on ori. Kui mingisugusest luksusest saab kohustus, siis me ei ole enam oma elu peremehed. Kui lapsevanemad ei saa enam valida, kas saata oma last kooli või mitte, kui õpetajad ei saa valida, kas nad soovivad esmaspäevast reedeni ekraaniga rääkida või mitte, kui see on paratamatu kohustus, mitte privileeg ja vabadus, siis kuidas me ootame, et lapsed, kes sellest süsteemist läbi käivad, oleksid kuidagi võimelised ise oma vabad tahet kasutama ja enda tuleviku peremehed olema. Me soovime kasvatada ise mõtlevaid, ise tegevaid ja iseseisvaid inimesi, ometigi ei suuda me ise mitte millegi eest seista. Kui sina õpetajana või lapsevanemana tunned, et sa ei saa ju sinna midagi parata, siis on aeg endalt küsida, kui vaba sa tegelikult oled, sest ainult ori ei saa kaubelda. Me õpetame lastele inimeste kohta, kes olid nõus oma tõe nimel mürki võtma ja meie tänapäeval ei ole nõus oma tõe nimel isegi digiallkirja kuskile andma, sest see võtab meilt liiga palju aega. Seoses kliimamuutustega oleme me juba 10 aastaid küsinud, et missuguse maailma me oma lastele jätame. Mina küsiksin täna, kuna te andsite mulle loa, missugused lapsed me oma maailmale jätame. Kas parem on olla inimene põrgus või robot paradiisis? Ma ei proovi väita, et mingi osa sellest progressist ei oleks paratamatust, kuid ma ütlen teile täie enesekindlusega, et kui ei tegeleta küsimusega, kuidas teha õppeprotsess aktsepteeritavaks ka õpetajatele, lastevanematele ja õpilastele, kes on huvitatud vähemalt 5 meelega õppimisest, siis me hakkame nägema aina rohkemaid inimesi, kes teevad teadliku valiku ennast ja enda lapsi sellest protsessist välja arvata. Meie ühiskonnal on progressi fetiš. Kui me näeme midagi uut, me peame selle saama. Vahet pole kas Nõukogude Liit või Euroopa Liit, progressi fetiš üks ja sama. Aga sellel hetkel, kui me liigume täiel kiirusel kuristiku suunas, siis progress on viimane asi, mida meil vaja on. Ja lõpetuseks, minu jaoks on õppimine terve elu olnud joovastav kogemus. See paneb mind tahtma rohkem ja täidab mind aina uue ja uue uudishimuga. Kool seda minu jaoks ei olnud. Ma olen 27 aastat vana, iga aastaga on minu soov õppimise järgi aina kasvanud, kuna ma olen saanud õppida endale loomulikul viisil kõikide oma meeltega ja mul ei ole mitte mingit soovi peatuda. Mida rohkem me kasvava organismi meeli õppeprotsessi käigus tuimestame, seda rohkem me pärsime nende soovi iialgi selle protsessi juurde naasta, kui kohustuslik osa läbi saab. Ma loodan, et 2035. aastal saan mina enda lapsed Eestis kooli panna teadmisega, et see on privileeg ja vabadus, et ma saadan nad rajale, mis viib nad õitseva linnani, kus maailma imed neile avanevad ja et neid peab sealt ära tirima nagu sõprade juurest, kuhu on liiga kauaks jäädud, sest seal nad õpivad suu ammuli. Aitäh teile!